romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates me reisime Boliiviasse ja tänane külaline Tanel Tilk elab just seal osa oma aastast. Tervist! Tere, tere! Tanel, mis on sinu seos Boliiviaga? Kuidas sa sattusid elama osaliselt seal? Selles mõttes vastus on lihtne, et armastus, et oma siis teise poole elukaassasega kohtusin tegelikult varem reisides, aga siis tuli välja, et tema on Boliiviast pärit ja siis peale mõnda aega siis poissõber, tüdruksõber olemist, mingi hetk läksin talle siis külla sinna, umbes 1,5 aastat võib-olla siis hiljem pärast kohtumist ja siis alates sellest ma olen seal Boliivias siis käima hakanud nii-öelda, ütleme, et umbes pool elukorraldust on sealpool, et siis pool elukorraldust on umbes siinpool või mujal. Kus te siis tutvusite? Jah, et lugu on tegelikult päris huvitav, et tutvusime Türgis. Alati küsitakse, et kuidas siis niimoodi, et üks on Eestist, teine on Boliiviast, et kus ta siis kokku saite, et kohtusime pandeemia ajal 2021 Türgis, seal on üks matkarada, Lükketee, mida siis mina tegin üksinda. Selline pikem rada on see 500 kilomeetrit, mis võtab umbes 6 aega läbimist. Et mina alustasin selle matkamist üksinda umbes seal 2021 aasta kevadel, siis kui oli seal igasugused piirangud meil olid, et aga siis see matkarada oli nagu turistidele avatud. Ja seal siis umbes poole maa peal siis ikka kohtad teisi matkalisi ka, ja siis üks hetk siis sain ka Ursulaga tuttavaks. Et tema oli seal matkanud siis oma teiste tuttavatega mõnda aega koos, kes aga siis kuskil poole peal lõpetasid oma matkamise ära, et aga siis ikka kuskil olid nii-öelda natukene näinud raja peal üks ühte, üks teist ja siis ta üks kord seal küsis minu käest seal kassis, et tere, et minu nimi on Ursula, et kas tahaksid äkki koos minuga matkata. Et isegi vist oma nime alguses ei öelnud, et esimene lause, mis mul oli kohe see, et kuule, kas matkame koos? Ja sellest saigi siis alguse, jah, meie tee. Nii vahva lugu. Kui palju sa üldse teadsid Boliiviast tol hetkel? Ega väga mitte midagi selles mõttes, et siis kui et mul tolleks hetkeks, kuigi ma olin reisimist teinud siin ja seal, et aga siis Lõuna-Ameerika oli minu jaoks täitsa veel avastamata. Et jah, Boliivia oli minu jaoks täitsa selline. Ma isegi ei teadnud, kus ta täpsemalt see Lõuna-Ameerikas on. Et siis kui Ursula jaoks oli ka Eesti, et täitsa tundmatu, siis minu jaoks oli ka Boliivia täitsa tundmatu. Et see hetk oli täitsa võõras. Aga kuidas te siis ikkagi jõudsite selle hetkeni, et sa ma ei tea, kas päris poole aastast sa seal oled, aga mingi osa ajast sa elad seal ja siis on Ursula vahepeal siin või Ursula elab kogu aeg seal või kuidas teil see süsteem on? Et ikkagi üritame enamus aega koos olla, et õnneks tänapäeval on selline kaugtöö võimalus tekkinud, et see Boliivias olles siis mina teen siis kaugtööd siis Eesti ettevõtte jaoks, et selle mõttes, et on sobinud. Eks see aeg nii-öelda siis, kui palju me oleme siinpool või sealpool, et see on ka sõltunud siin erinevatest paberjavahendustest ja erinevatest muudest reisiplaanidest, et mul on seal lubatud viibida 3 kuud aastas, siis turistina nii-öelda, ja tal oli siis siin Euroopas Schengenis on 3 kuud 6 kuu jooksul. Et aga mis esimestel aastatel võib-olla väga palju probleemiks ei olnudki, et kuna me niikuinii reisime ka, üritame ka mujal reisida selle mõttes, et siis ongi et selline 3 kuud siin, 3 kuud seal ja siis ülejäänud aeg veel kuskil mujal, et kuskil tee peal nii-öelda, et siis et ei olnudki nagu väga suur probleemi tegelikult, et Aga mis sa teed seal need 3 kuud, et ongi ainult selline töö ja kodus olemine või milline su elu seal välja näeb? No selles mõttes jah, et
et kontoril on nagu samamoodi, eks ole, et sul on ikkagi see nii-öelda mingi aeg on sul nii-öelda laua taga, eks ole, et ei saa nagu pidevalt seal turisti mängida, ringi rennata ja et nii-öelda töötunnid olen ikkagi nagu ära, et aga siis et samamoodi käid seal, et samamoodi nagu Eestis on, käid jõusaalis ja käid kuskil väljas söömas, eks ole, et ja eks läbi Ursula olen seal kohaliku nagu selle ühiskonnaga tutvunud rohkem, et tema on seal koha peal moedisainer ja siis läbi selle on neid erinevaid üritusi nii-öelda, et kuhu siis kutsutakse ka, et ja siis ma seal olen käinud kaasas seal päris palju ja siis tutvun ka selle kohaliku eluoluga. Ma just mõtlesingi, et kohalik seltsielu on sul seal? No täpselt jah, et see on selline omamoodi hoopis teistmoodi, et võib-olla siin Eestis nagu ei ole nagu pigem selline rohkem introvert nii-öelda, natukene ei käi võib-olla nagu iga päev väljas, et siis seal oli nagu see, et päris tihe on see nii-öelda see seltsielu, et siis no heledapäine eurooplane oled sa, et sa paistad silma seal hästi, et kas sa tunned, et sind vaadatakse niimoodi mööda, et umbes, et okei, kes see kutt siin on või sa ikkagi suudad sinna seal sulanduda? Tegelikult ei olegi nii hullu selle mõttes, et seal see Santa Cruzi ala on siis, kus siis meie see elame, et Boliivia on siis jaotatud 8 põhimõtteliselt selle maastiku pealt, et seal on nagu siis need kõrgmaastik, mis on selline 4000 meetrit, La Pazi ala, kus need soolaväljad on, ja see on ühtemoodi siis, ja siis sealt, kui tuleb natukene allapoole, tuleb selline vihmametsa poole, et see on siis see Santa Cruz, kus siis meie elame. Et seal on ka see kohalik on siis natukene rohkem, kutsutakse mestissodeks, siis neid, kes on nii-öelda kohalik rahvus on siis segunenud siis selle näiteks Euroopa või kuskilt sisserändajaga, et siis kutsutakse mestissodeks. Seal on rohkem sellist nii-öelda mitte nii tumedanahalist, et rohkem selline heledama nahalisem ja on ka blondi pead näha ja mis on mis seal piirkonnas on päris huvitav, on veel neid, mul ei tulegi meelde, et need loomapidajad nii-öelda, kes on täitsa nagu ühiskonnast väljas, et neid on hästi palju seal, kes on ka puhtad valgenahalised tegelikult, et selle mõttes jah, ikka jään silma selle mõttes, et aga ma nagu ei ole ennast väga ebamugavalt tundnud selle mõttes, et keegi ei jõllita, et okei, et kes see siin on täiesti teistsugune, pole heledanahalist näinud enne, selliseid olukordi sul pole olnud seal Boliivias? Pigem on selle mõttes vähem, et kuigi seal Santa Cruzi alas nagu turismi on natuke vähem, et kui seal La Pazis nagu seal see on rohkem populaarsem koht, kus on nagu neid turiste on palju tegelikult, et seal nagu ikka kohalikud näevad turiste hästi paljud, siis Santa Cruzisega ma teisi nagu nii-öelda jah, turiste otseselt nagu väga palju ei näe, et väga vähe. Jah, ma ei tea, võib-olla keegi nagu ei julge otseselt kaua nagu silma vaadata, eks ole, aga samas ma ennast nagu ei ole tundnud väga ebamugavalt, et seal et võib-olla pigem nagu meil on isegi rohkem see tumedanahalise jaoks hoopis võib-olla keerulisem, et siin vaadatakse küll vist pikalt järgi, kui on keegi nagu täitsa tumedanehaline. Santa Cruz, mis linn see siis selline on? Et ütlesid juba, et eriti turistikas ei ole. Ma ise korraks guugeldasin selle üle, mõtlesin, kas ma olen seal käinud või mitte. Mul ei tulnud meelde see linna nimi, kus ma olen käinud, aga see oli Sucre hoopis, see teine, La Paz ja Sucre. Nii et ma ei ole Santa Cruzis käinud. Räägi mulle, mis linn see selline on? Et Santa Cruz on selline nii-öelda arenenud pilvelõhkujad tulevad järsku kuskilt keset vihmametsa džunglist nagu kasvavad üles, nagu, et selles mõttes on hästi põnev, et kui seal ümbruskond on suhteliselt nii-öelda mitte mägine, et selline hästi lame, et kogu selle vihmametsaga ja siis järsku tulevad sealt välja
püsti uhked pilvelõhkujad, mis on väga huvitav vaatepilt, eks ole, et on, selles mõttes on jah, et seal seda ressurssi on nagu rohkem sellist, kui võrreldes selle kõrgmaastikuga, et siis kui ta alguses võib-olla selline 30-40 aastat tagasi isegi, et mitte väga kaua aega tagasi oli väike selline külakene, et siis ta on kasvanud tegelikult juba selliseks metropoliks natukene, et aga ta on kuidagi imelikult, et see rahvaarv on nagu kasvanud hästi suureks, aga samas seal keskel nagu sa ikka tunned, et ei ole nagu väga suur nagu linn nii-öelda, et on mingisugune spetsiifiline ala, mingisugune piirkond on, kus on need hästi uhked hooned, et aga siis kogu see rahvastik on nagu läinud laiali, eks ole, nagu ikka nendesse sinna nagu piirilinnadesse niimoodi, kui tulevad, kuskilt maalt tulevad linna, eks ole, et otsime häid võimalusi, et siis samamoodi Santa Cruzis on see piirialad on nagu hästi siis laiali nagu läinud, et aga et selles mõttes nagu suhteliselt põnev nagu teistmoodi linn, et kui sa võrdled siis Sukrega, kus ise oled käinud, eks ole, et sellist nagu sukraarhitektuuri seal ei ole, La Pazi mägesid seal ei ole, Uyuni sooleväljasid seal ei ole, aga samas on seal ümbruskonnas on vihamets on selles mõttes, et on kosed, on värske loodus, see kliima on troopiline, selline 30+ on täitsa nagu igapäevane seal, eks ole. A turist tuleb sinna või pigem ei? No seal on see teema, et ta jääb natukene sellest nii-öelda põhilisest sellest backpackeri ruutist nagu teekonnast mööda, et ta päris ei jää sinna nagu tee peale. Et siis sellel, kes nagu on rohkem aega nii-öelda Boliiviat avastada, et siis ta võib-olla leiab see koha ülesse, aga pigem nagu jah, seal tavaliselt siis seljakotireisijad või turistid piirduvad selle kõrgmaastikuga, et nad tahavad sinna soolaväljade peale, mis on tõesti üks väga ilus koht, et aga see Santa Cruz natukene jääb nagu tee pealt eemale. Et ta ei ole nagu kõige nii-öelda mugavam, kuhu nagu võiks minna, kui sa sinna nagu spetsiaalselt ei taha minna, eks ole. Aga üldiselt turist ikkagi spetsiaalselt just see, et Santa Cruz on ma ei tea, unistuste nimekirjas, siis ta ei satu unistuste nimekirja, et kui ta juba on seal kandis, siis oleks tore külastada, aga muidu pigem mitte, ma saan aru. Nojah, tal ei ole neid nagu, tal ei ole seda nagu kuulsustena, et ei ole tehtud ka sellist nagu promot selles mõttes sinna juurde. Et aga samas, et seal ümbruskonnas on nagu väga ägedaid kogemusi ja väga ägedaid kohti, kuhu nagu minna. Et ise oleme seal käinud ka seal erinevatel mingi kanjonite tuuridel ja seal on ka ühed ilusamad matkarajad on seal kuskilt hakkavad mäed pihta ja seal on see Amazoni nii-öelda algus ka või see vihamets hakkab sealt varsti nagu pihta, et seal on võimalik minna rahvusparkidesse, kus nagu tegelikult üldse nagu keegi väga palju käi, et seal on võimalik teha sellist hästi nii-öelda metsikut nii-öelda siis ekstreemturismi või sellist seiklusturismi. Teie elate seal Santa Cruzis sellepärast, et Ursula on sealt pärit või mingil põhjuselt otsustate sinna lihtsalt minna? Jaa, hetkel on põhiliselt see, et Ursula on sealt pärit, et tema on seal üles kasvanud ja siis tal hetkel vanemad on ka seal, et siis ikkagi nagu lähme sinna tagasi aeg-ajalt. Kuidas Boliivias ühte välismaalast vastu võetakse? On nad külalislahked, teevad kõik selleks, et sul oleks hea või on pigem keeruline sisse sulanduda? Absoluutselt, et väga külalislahked, et seal alati mind seal Santa Cruzis kutsutakse igale poole, ja alati pakutakse igast head ja paremat, et selle mõttes mina tunnen ennast küll väga seal vastuvõetuna, selle mõttes, et jah, külalisõhkus on väga soe. Aga mõtlen just sellised igapäevased asjad, näiteks kui te peaksite või otsisite näiteks seal elamispinda, et kas kõik toimib sellepärast, et su naine on Boliiviast või üksinda sinna elama minnes välismaalasena ei oleks mingit probleemi ka? Tegelikult tuleb välja seal mingi hetk see Lõuna-Ameerika bürokraatia nii-öelda ja siis see asjaajamine, kuidas ta nagu
et need on need asjad, mis teevad asja keeruliseks, et see, et mul on nüüd partner on sealt, eks ole, et see on teinud minu jaoks asju selles mõttes nagu lihtsamaks, et täitsa võõrana sinna minna, siis on alguses on ikkagi päris keeruline, kuna eriti eestlasena sa ei tea, kuidas need asjad seal käivad. Et meil on siin hästi lihtne igasugust bürokraatiat teada, et Eesti on üks maailma tippkohti, väga lihtsamaid kohti, kus oma asju ajada. Et mul on head lood seal, näiteks, et ostsin mootorratta oma nimele 3 aastat tagasi seal, et kogu see, kuidas see asjaajamine välja nägi, et see on täiesti uskumatu, et no aga mis siis juhtus, räägi? Seal mul on kogemus kasutatud tehnika ostuga see, et siis müüja toob sulle mootorratta maja ette kätte ja sa annad talle raha ja siis teed kuskil oma ID-kaardiga registris selle toimingu ära ja ongi korras, et 5 minutit, et ei ole probleemi, et aga seal siis läks lõpuks, ütleme nii, et paberite ajamise peale läks 6 aega ja siis mul seal mehaaniku juures oli ka tsikkel veel 6 aega, et see protsess siis paberite ajamine, et sul peab olema seal, ta peab olema käinud politsei juures selle üle vaatamas, et ei oleks kuskil varastatud, peab olema reaalselt selle tsikli sinna viima, siis ma isegi ei tea, mingi Interpoli mingisugused tõendid on vaja, sa annad seal sõrmejälgi 3 kohas ja seda selleks, et tsiklit osta. Lihtsalt, et osta ühte kasutatud mootorratast, eks ole, et seal see kogu protsess võttis 6 aega ja see ei olnud lihtsalt seda, et ma ise seda oleks ajanud, me võtsime veel abiks siis selle juristi koha pealt, et palkasime juristi, kes aitaks paberid ajada. Et kui oleks ise seda veel teinud, et siis oleks võib-olla veel läinud paar kuud juurde, et siis maksad juristile, jurist jääb pabereid ja ikka läheb 6 aega. Et selle mõttes on kõigil on tööd, kuule. Kõigil on lihtsalt tööd. Ja seal on see ka, et isegi kui sa tahad niimoodi, et sa ei maksa seal ühtegi niimoodi kellegile juurde midagi, siis muidu ei saa lihtsalt, et mingisugune selline pistise asi käib ka nagu asja juurde, see on seal kultuuris sees, et lõpuks on paberid kätte saada, siis seal ikkagi mingid pistise rahad liikusid ka nagu. Kellele siis? Ametnikele. Politseinikele, ametnikele jurist jagab või kuidas? Jurist saab ikkagi raha, jurist jagab siis veel pistist kuhugile mujale. Seal on juba et mingi kiiruse teemad, et saaks nagu kuskil eeljärjekorras saaks kätte oma asjad, et siis on nagu, kui muidu võib võtta seal võib-olla 3 nädalat aega, et siis ikkagi saaks natukene kiiremini, siis on vaja seal ka natuke nii-öelda siis boonust nii-öelda või sellist kiirtöötasu nii-öelda rakendada. Ja mis summades me räägime? Ei, selles mõttes, et summad ei ole nagu suured, eks ole, et seal paberite tegemiseks, ma ei tea, seal võib-olla, ei teagi, ei mäleta enam see. 100-200 võib-olla, et 100-200 nüüd kohalikku, palju see ei, nagu meie rahas, eks ole, et selline 100-200 eurot. Võib-olla umbes sinna no ega see nüüd kõige väiksem summa ka ei ole, kuule 200 eurot. No absoluutselt, vaata oledki seal keskkonnas sees, siis harjud juba ära, et iga asja eest tuleb natukene maksta. et ei mõtlegi, et 200 eurot niisama juurde on veits veider. Et siis see teine, ei mitte juurde, vaid see oli siis kogu selle asja ajamise nagu siis protsess, et seal sees on võib-olla, see pistis osa, ma ei tea, selline võib-olla 10-20. Okei, ma mõtlesin, et pistis oli 200 eurot kokku. No kuule, et see juba hakkab seal Boliivias tundub nagu natuke liiga palju olevat. Ei, absoluutselt, eks see tegelikult eks need asjad seal, teinekord ongi huvitav, kuidas mingid asjad maksavad nii palju rohkem, et võrreldes sellega, mis on kohaliku elatustase, et mis ei lähe ka kuidagi kokku nagu, et aga kuidas siis inimesed hakkama saavad, et kuidas see elatustase seal on? Ega ei saagi, mis on nagu nii-öelda teistmoodi Eestiga võrreldes, et on hästi palju, see elatus lõhe on nagu hästi suur, et on hästi palju, siis on neid, kes on hästi vaesed ja siis on teine osa need, kes on natukene siis rikkamad, eks ole, et kui meie ühiskond on rohkem selline nii-öelda horisontaalne, et on selline suhteliselt samal elatustasemel nii-öelda keskklassi nii-öelda on siis rohkem, et seal seda, et sa näed väga kategooriliselt näedki seda nagu, kellel ei ole ja siis kellel nagu on, et kas autod on nagu, kas sõidetakse kohaliku bussiga või siis väga katkise autoga
või siis on sul mingisugune seal 50 000 mingi korralik Mersu nagu. Need 2 varianti nii-öelda, sellist keskklassi nagu autosid väga palju nagu ei ole, et milline siis on selle vaesema inimese elu, et kas nad elavad tänaval, kas nad elavad lihtsalt hurtsikutes või mis seal vastu vaatab? Ja kui kodud on selles mõttes, et üldiselt ikka olemas, et nagu et kodutud on ka natukene seal kuskil nagu silla all, et aga seda nagu väga palju ei ole, et lihtsalt seal et ostetakse selles mõttes, et turult oma toiduained, eks ole, ja käiakse tööl niimoodi päevast päeva, eks ole, et ka kodud on nagu üldiselt olemas, kuna selline troopika nagu annab ka võimaluse, et sellised lihtsamad sorti kodud, et mis on huvitav seal ehituskultuuris on, et seal ei ole vaja nagu väga palju nii-öelda seda ehitustehnikat, eks ole, et ühte nii-öelda majakest valmis ehitada. Et kui meil on siin poolemeetrised seinad ja 5 erineva kihiga, siis seal on tellistest maja ja sellest on nagu piisab. See on lihtne elu on ka seal inimestel? Lihtne, mis mõttes? No, et ei olegi mingisuguseid uhkeid majasid, et näiteks tõesti selline lihtne tellistest maja ja inimesed on õnnelikud seal, ma ei tea, kas on? Kindlasti on selles mõttes, et see on nagu, ma arvan, et see on üle maailma selline, et nii-öelda, et see on pigem on nagu sul nagu enda see, kuidas sa võtad seda asja, et kuidas sa võtad oma elu, eks ole, et kui sul ei ole palju, siis sa võib-olla ei oska ka palju tahta ja siis tegelikult sa nagu naudid oma elu, et aga kindlasti on ka keerulisi seal olukordi, et Boliivias on kas või hetkel on seal suured protestid on käimas, selle valitsuse vastased protestid, seal on puudu, kütuseseis on kehva, seal ei ole seal aeg-ajalt kütust saada, toiduainete hinnad on tõusnud viimasel ajal, et selles mõttes, et nagu et on keeruline selles mõttes, eks ole, et lihtsal inimesel ka nagu hakkama saada, et aga eks see on selline lõppkokkuvõttes ikka nagu üle maailma, et kui sa nagu et oskad nagu oma seda päeva nagu nautida, et siis sa ka naudid seda. Millega oli sul välismaalasena seal kõige keerulisem harjuda, kui sa sinna elama läksid? Ma arvan, ma siiamaani harjun selle mingite asjadega, et mõtled küll, et tänaseks juba seal 4 või 5 aastat juba oldud, et võiks juba nagu osata ja harjuda, aga tegelikult üks asi on see Ladina-Ameerikas ajastus, et see niimoodi, kuidas sa kohtumistele, mis ajaks sa välja ilmud, et nende jaoks ajamõiste ahorita on, ma ei tea, kas sa võib-olla oled kuulnud, et ahorita siis tähendab nii-öelda eesti keeles, et kohe-kohe, et see siis kohe-kohe võib olla siis 5 minuti pärast, võib olla poole tunni pärast, võib olla ka 2 tunni pärast, et ma siiamaani just seal paar kuud tagasi pidime seal siis sõpradega kokku saama restoranis ja siis ma ikka pidime kell 5 kokku saama, siis ma seal juba läksin kodust välja 4:55, mõtlesin, kurat, ma olen ikka täitsa hiljaks jäänud nagu. Jõudsin siis 5:10, jõudsin restorani ja siis vaatan, kedagi ei ole ja siis vaikselt hakkavad laikuma seal 4:20 ja 4:40 ja või siis peale 5, eks ole, et selline ajapidamine, mis on natukene võtab harjumist, eks ole, aga siis mõnikord juba siis võtad rahulikult, et mõtled, kui on aeg, siis on aeg, et ei ole nagu probleem, et sa nagu seda otsest aega nagu enam enda jaoks väga tähtsaks ei tee nii-öelda, et mis veel on siis need, millega sa harjud või millega tõesti oligi keerulisem harjuda? Eks seda bürokraatiat asja nagu on meil on ka see abielupaberite ajamine võttis selle aega, et mulle oli seal nii-öelda residentsuse ehk siis elamisloa paberitega tegemine, kuidas see kõik aega võttis, et mingi hetk ikkagi natukene mõtled Eesti peale, et ikka siin on meil ikka hästi see kõik asjad nagu nii-öelda korda aetud. Aga üldiselt jah, ma ei teagi, selline
ka selline hästi palju siis suhtlemisstiil ka, et mis tegelikult on ka teistmoodi, et kui meil on selline hästi rohkem nagu otsekohane, et siis seal kohapeal Boliivias või üldse Ladina-Ameerikas, ma arvan, see on selline, et rohkem sellist nii-öelda tere, kuidas läheb, kuidas sul vanematel läheb, et kuidas sul hommikul läks nii-öelda, et isegi kui sa lähed siis mingisugust nii-öelda ärikohtumisele, nii-öelda, et ma olen seal oma nii-öelda reise natukene koos reisibüroodega proovinud propageerida rohkem, et siis jah, et sa lihtsalt ei lähe sinna, lihtsalt ei ütle, et tere, et mul on see, et kuule, teeme seda nagu noh, et ei, et sa pead enne lepid kokku, lähme kohvile, räägime juttu, võib-olla pool tunnikest tund aega, et alles siis hakkad nagu võib-olla seal nagu asjast rääkima, et või tahad kellegi käest laenata seal midagi, et või tahad jah, et selles mõttes on nagu jah, et iga nagu nii-öelda protsess võtab rohkem aega, nii-öelda sa mõtled, et aga samas see on kõik selline inimsuhtlus ja see on selline nagu tore ja käib asja juurde, et ei ole lihtsalt nagu see nii-öelda transaction versus transaction, et vahetuskaup, vaid saab ikkagi nagu suhted inimestega nagu rohkem. No sa mainisid abiellumist. Räägi sellest pulmast, kus abielluvad üks eestlane ja üks boliivlane. Jah, selles mõttes siis aastaga tagasi tegime pulmad, et ja juhtus niimoodi, et see paberimajanduse tõttu on tegelikult seda nagu ei ole üldse lihtne, kui sul on nii-öelda kahest erinevast rahvusest ja kahest erinevast riigist, et kuidas sa siis seda paberimajandust ajad, et nii-öelda kus siis on kõige lihtsam neid pulmasid teha ja siis otsustasime, et Boliivias on see kõige õige hetk siis seda teha. Meil tegime sellise suhteliselt lühikese etteteatamisega, et kõigest paari nädalase etteteatamisega otsustasime, et siis teeme pulmad ja mille peale siis tuli kohale selline väike pulm nii-öelda, et mulle öeldi, et jah, et meil tuleb sellised kõige lähedasemad sõbrad ja noh, et kes ütles? Mulle ütles? Ei, me siin ikka siis abikaasaga koos arutasime selle mõttes, et kes siis tuleb ja kui palju siis tuleb ja et tuleb väike pulm nagu noh, et ja siis lõpuks meid oli vist seal siis vist oli kas 80 või 90. Mis asja? No see oli küll väike pulm. et mina mõtlesin ka, et väike on selline võib-olla nagu 10, 15, 20 maks, eks ole, nagu aga et siis Boliivia mõistes on siis väike pulm on siis kuni 100 inimest, et keskmine on 100 kuni 300 ja kui on nagu suur pulm, et siis on juba seal üle 300, et siis on nagu suur pulm nii-öelda. Aga kuidas sa need inimesed ära toidad ja kuhu sa nad paned? Noh, vabas õhus, eks ole, et jah, ega seal tulebki see mängu, eks ole, et kui vähe uhkemates pulmades siis ongi, et kellel on seal nagu rohkem raha, siis tehakse hästi uhked pulmad, et käisime ka seal ühes siis tuttava pulmas ja väga uhke, et kõik ilusasti selle ära tehtud ja et kuskil seal jah, sisehoovis, basseini ääres, bändid, särgid, värgid, et no tundub, et mahuvad, eks ole. Aga kuidas siis teie pulm välja nägi selle 80-90 inimesega? Mis traditsioonid seal põimusid? Et tead, otseselt ei olnudki nagu selles mõttes mingisugust traditsioonide selles mõttes mängu, et pigem nagu meie puhul oli natukene lihtsam, et kui sa kujutad ette, et selline eksootiline pulm, et võib-olla mõtled kuskil neid India pulmasid oled näinud telekast, eks ole, et siis meil pigem selline rohkem nagu sisehoovi selline rahulik 90 inimese istumine, eks ole, et kuna meil selline kiire korraldus oli ka, et siis niimoodi tegime jooksvalt niimoodi sellise pika laua ja selle mõttes seal muusika ja tantsimine ja et selline jah, et kui mõtleks nüüd nii-öelda mingisuguste konkreetsete traditsioonide peale, et siis seal pigem nagu seda nagu meie puhul ei eksisteerinud jah, et oleks midagi väga spetsiifilist. Palju seal eestlasi oli?
pulmas siis. jah. Kokku oli 3. Ja sina olid üks nendest? Mina olin üks nendest, et jah, et kallid vanemad tulid ka kohale seal lühikese etteteatamise peale. No ega Boliiviasse viimasel hetkel piletit osta ei ole naljaasi ju tegelikult. Et jah, Lõuna-Ameerikas reisimine natukene on võib-olla kulukam, et sinna saada, aga et Santa Cruzi tegelikult lähevad suhteliselt enam-vähem mõistlikud piletid läbi Madridi ja saab lennata küll, et nii-öelda siit siis Madridi ja Madridis Santa Cruzi on otselend siis, on otselend, jah. Okei, see isegi kõlab päris hästi tegelikult. Jah, et on erinevad variante, et eks ta võtab aega, selles mõttes, et selline ööpäev võtab ikka aega, et nagu kohal jõuda. Aga mis teil siis see tulevikuplaan on, et jäätegi niimoodi kord ühes, kord teises kohas või te ikkagi tulevikus mõtlete, et võiks jääda Eestisse, Boliiviasse, kuhugile mujale? Tulevikuplaani teeme umbes hetkel aasta aega korraga, et praegu on jah, et suvisel ajal oleme pigem siin ja siis muul ajal nagu pigem nagu seal ja et ma isiklikult olen nüüd hakanud tegelema ka reisikorraldusega natukene, et olen seal Elamusplussiga, korraldame seiklusreise, et siis Boliiviasse siis? Boliiviasse on ka tulemas kindlasti reisid, jah, et hetkel on mul kirjas nüüd matkareisid Tšiilisse ja Peruusse järgmise aasta alguses kevadel, aga kindlasti ka Boliiviasse on tulemas huvitavaid asju, et Boliivia on, ütleme nii, et üks väga põnevaid riike maailmas ja Lõuna-Ameerikas, ja tihtipeale kutsutakse selliseks avastamata pärliks, et kus on hästi palju põnevaid asju ja hästi palju erinevaid asju, mida võimalik teha ja seiklusi. Jaa, just nimelt, et kui me mõtleme Boliivia peale, siis ma tean tõesti väga vähe inimesi, kes oleksid seal käinud, mina olen seal käinud nagu enamikus Ladina-Ameerikas, sest mulle kohutavalt meeldib see piirkond, aga nüüd on sinu võimalus teha natukene promo Boliiviale, et miks tasub sinna minna ja mida seal vaadata? No mis mulle nagu esimese asjana, et see võib-olla ette tuleb või silma jääb, et kindlasti olete näinud ka võib-olla kuskilt pilte nendest suurtest soolejärvedest, mis on maailma suurim peegel. Mega ilus oli see. Et see on tõesti, sa vaatad pilti, see on üks asi, et aga tegelikult sa lähed sinna kohale ja see on veel 10 korda ägedam, kui see pildi pealt nagu on, et see kogemus ja mitte ainult seal need soolejärved, vaid siis on tegelikult, seal ongi kõrgmäestiku nii-öelda safari 2 päeva, 3 päeva, kus sõidad läbi vulkaanilise maastiku, värvilise metsikult ilus ja nii selline hästi nagu remote, et nii ja teistmoodi, et ta on tõesti üks ägedamaid kohti nagu maailmas. Aga ega see siis ei ole ainuke, et selles mõttes, et Boliivias sa võid seal minna, siis lähed maailma kõrgemasse pealinna La Pazi, kui pakub huvi selline natukene rohkem matkamine, mägimatkamine, siis on üks väga hea võimalus on seal 6000 meetrine mägi ette võtta, et Huayna Potosí, kus tipus ma ise olen käinud seal La Pazi kõrval ja siis mis on siis, mille poolest see Boliivia on nagu äge, siis ongi see, et sa võid olla seal kõrgel 4000 peal, aga samas sa võid siis minna sealt alla kuni sinna vihmametsani, et kus siis on ka need hoopis teistsugused kogemused, et sa saad selle Amazoni kogemuse ka nagu, et saad mõlemat. Suurepärane, ka mina soovitan Boliiviasse minna ja aitäh sulle selle vestlusest. Jah, aitäh sulle. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.